Mina loen sulle raamatut Oskari asjad, mille on kirjutanud Andrus Kivirähk. Ja see lugu räägibki ühest poisist, Oskarist, kes on saadetud koolivaheajal maale vanaema juurde. Aga kuna tal seal sõpru ei ole, siis ta peab igavuse peletamiseks ise midagi välja mõtlema. Ühel päeval satub ta vanaema kuuri, kus on igasugust kola ja träni ja seal kola seest leiab ta äkki ühe sileda puutüki, mis tundub olevat nagu oleks telefon. Ja ta jookseb tuppa ja mõtleb, et värvib selle telefoni endal punast värvi. Sest et lihtsalt mustaks värvida, see oleks natukene igav. Aga kui telefoni tagumine pool sai ilusti värvitud, siis oli vaja mõtelda, et mis sinna telefoni esiküljele teha. Tema päris telefon, mis oli õnnetul kombel koju ununenud, oli puutetundlik, mis tähendas seda, et välja lülitatuna oligi tema terve esikaan täiesti must. Aga Oskar mõtles, et joonistab klahvidega telefoni, no nii nagu isal. Sest et isal oli nuppudega telefon, sest et ta ei viitsi telefoni näpuga kriipida nagu koer, kes pärast asjal käimist alati oma pissile kakale liiva peale kraabib. Õige telefon peab ikka olema nuppudega. Ja sellist vanaaegset telefoni Oskar nüüd joonistama hakkaski. Ta maalis alustuseks 10 numbriklahvi ja siis maalis ta ekraani ja kõige kõrgemale kirjutas Nokia, nii nagu isa telefonil. Sellise. Mobiil saigi valmis. Nagu päris. Ainult, et sellega ei saa ju helistada. Mänge ka ei saa alla tõmmata. Oskaril oli isegi kahju, et telefon valmis sai, sest et nüüd tal pole jälle mitte midagi teha ja jälle hakkab igav. Ja tihtipeale on ju nii, et millegi valmistamine on põnev ja viidab vahvasti aega, et nii pea, kui see asi valmis saab, siis sa kaotad tema vastu huvi. Näiteks legodega on ka alati nii. Sa näed mitu tundi vaeva, et mingit lossi või mereröövli laeva täppi pealt õpetuse järgi teha, aga kui see saab valmis, siis on kogu lõbu läbi. Ema, isa küll kiidavad aga mis sa siis mängida nagu enam sellega ei saa? Ainus võimalus on Lego loss uuesti lahti lammutada, otsast alata. Nagu selle mängu mobiiliga isegi seda võimalust ei olnud. Oskar keerutas oma värskelt valminud mobiiltelefoni sõrmede vahel ja korraks isegi tõstis kõrva äärde. Aga tundus tobe värvitud puutüki sisse rääkima hakata, et halloo, kes kuuleb. Nii teavad ju ainult tited. Oskar polnud ammugi selline. Ta vaatas igavledes köögis ringi ja hommikusest triikimisest oli vanaval lauale ununenud triikraud. Ja see tundus siia kuidagi sobimatu. Oli liiga uus ja moodne. Muidu olid kõik vanaema asjad, mööbel ja muu säärane ikka vanast ajast peale. Siis kui juba Oskari isa oli väike või veelgi kauem olnud siin. Aga triikraud, see oli täitsa uus. Selle oli Oskari isa ja ema vanaemale jõuludeks kinkinud. Ja seetõttu tundus triikraud Oskarile vanaema teistest asjadest kuidagi omasem. Triikraud oli samuti tulnud linnast ja ülejäänud iidsete esemeste kõrval tundus ta alles täitsa poisike. Huvitav, kas triikraud tunneb end siin ennast samuti üksikuna, nii nagu tema Oskar. Oskar pani mängutelefoni naljaviluks kõrva juurde ja ütles. Halloo, triikraud! Kuidas läheb? Hea, et mõni sõber peate näinud, kuidas ta sellise lapsikusega tegeleb. Aga samal hetkel käis puus telefoni sees vaikne klõps ja kellegi hääl vastas. Kuule, täitsa hästi läheb. Kas sina, et see poiss, kellel on käed ja jalad, mis su nimi on? Oskar pillas telefoni ehmatuses käest ära. Põrnitses seda. Puutükk oli ikka samasugune nagu enne. Kas tõesti kostis see hääl siit telefoni seest? See pole ju võimalik. Aga ei, päris kindlasti undas
mängumoblas miskit, keegi hüüdis. Kuhu sa kadusid? Oskar tõstis telefoni ettevaatlikult oma kõrva äärde. Hallo? Hallo! Hüüti talle reipalt vastu. Mis juhtus, Semu? Ma küsisin, mis su nimi on? Oskar? Väga lahe. Kas sul käed ja jalad on? On. Super, mitu? Mul on 2 kätt ja 2 jalga. No sellest ju täitsa piisab, kiitis hääl. Nendega sa saad suuri asju teha. Aga kes sina oled, küsis nüüd Oskar. Tere, Talv. Sa ise ju kõlistasid mulle, nüüd küsid, kes ma olen. Lolliks läksid või? Ise ütlesid, halloo, Triik Raud, kuidas läheb? Meelest läks ära või? Sa oled Triik Raud. Kes siis veel? Ega ma mingi piparkoogid ainas ei ole. Tehke minust tähekesi, kitsekesi, mä. Oskar põrnitses laual olevat Triik Rauda ja polnud vähematki märki, et see aparaat oleks elus. Triik Raud nagu Triik Raud ikka, tagumise osa peal püsti seisma pandud, hõbedane kõht uppis. Kas see oli tõesti see, kes kõneles? Kuule, ole täitsa, kui sul seal tõesti on 2 kätt, siis mul on sulle üks palve. Jätkas sama hääl telefonis. Kuule, viitsid, pane mind kõhuli, täitsa nõme on sedasi tagumiku peal sitsida nagu küpsis tanuv koer. Ole täitsa, no mis? Oskar võttis Triik Raua ja asetas ta kõhuli. Väga mõnus, kiitis hääl. Tead, kannikad olid juba kanged. Su vanama armastab mind alati sedasi pepu peal püsti hoida, aga noh, tal pole ju telefoni, ma ei saa talle öelda, et mammi lõpeta ära. Jube kihvt, et ma sinuga rääkida saan. Ma olen ammu tahtnud, et mul oleks käte ja jalgadega sõber. Aga kuidas, alustas Oskar, miks? Ma ei saa hästi aru, sest et see on ainult ju puutükk. Kuidas ma sellega helistada saan? Kus mina tean? Sa arvad, et kuna mul on juhe tagumikus, olen ma mingi elektrik või? Unusta ära, Semu, mina ei jaga nendest asjadest midagi. Mina olen Triik Raud, mitte teadlane. Sina helistasid, mina võtsin vastu, kõik toimib. Mis sa ikka uurid ja pärid? Aga kas ma saan teistele asjadele siis ka helistada või? Küsis Oskar. Miks mitte? Kui nad viitsivad toru vastu võtta, siis sa saad ikka ju. Aga kuidas ma saan? Mul ei ole ju nende telefoninumbrit. Halloo, päike, tere kuu. Mis need numbrid sul veel vaja? Mulle Semu ärka üles. Kas kõik käte ja jalgadega olendid on nii uimased või? Ma ei ole uimane, väitis Oskar. Mul on lihtsalt harjunud. Sa saad aru, et kui inimesed teineteisele helistavad... Inimesed? Kas teed käte jalgadega või? No jaa, et kui inimesed teineteisele helistavad, siis nad valivad mingi numbri ja ma mõtlesin, et asjadega on samuti. Kui sa mulle helistasid, valisid numbri või? Ei, ma ütlesin halloo, Triik Raud. Semu, nii sama lihtne on. Ütled halloo, kõik toimib. Kellele sa siis tahad veel helistada? Ma ei teagi, ma pean mõtlema. Oi, Semu, jälle pead mõtlema. Ära mõtle nii palju, see on jaba värk. Sul on käed, jalad, vood, see on minge. Selle üle võid isegi uhkust tunda, mõistad? Aga no olgu, kuule, jääme siis praegu nägudele, tõmba pärastpoole uuesti raati või ma helistan sulle ise või kuidas tuju tuleb? Kas sina saab ka mulle helistada või? Kas ma ei saa? Tere, Talv, õissas, saa suvi. Sa Semu oled ikka täitsa Kui sina mulle helistada saad, siis ju mina saan sulle ka helistada, lihtne loogika. Oi, kui ma poleks uskunud, et need kätte ja jalgadega nii ohmuud on. Okei, ära solvu. Jääme terveks, vanapoiss, kõht kuumaks. Järgmisel hetkel hakkas Oskari telefonist kustuma tuututamist. Oskar neelatas. See asi ikka muutus päris põnevaks ja veidraks ja igat pidi lahedaks. Ta tõusis laua tagant, läks elutuppa, laskis pilgul ringi käia ja kellele ta nüüd võiks helistada. Head emakeelepäeva ja uuri, kellele Oskar veel helistas.